Okei, tere, olen siis Marvin Martinson ja räägin teile siis täna migreerimisest. Et põhimõtteliselt nagu igal edukal projektil peab olema hea kommunikatsioon ja hea projekti juhtimine. Ja siis kui me alustame migreerimisest, siis meie plaan on põhimõtteliselt kokku leppida kliendiga, kaardistada kliendi ootused, lootused ja mis on nende infosüsteemid. Ja kliendi poolt ootaks siis ühte kontaktisikut, kes oleks vähemalt kontaktisik kliendi kohta, ühe projekti kohta ise teeninduses siis. Ja mis me siis selle vestluse tulemusena kokku teeme, on see, et me valime siis sealt, et milline migratsiooniviis klientidele kõige paremini sobiks. Kui nad suudavad ise hakkama saada, siis on väga hästi. Ja siis ma põhimõtteliselt räägikski järgmisena erinevatest migratsioonivõimalustest. Et siis on 3 varianti, on siis põhimõtteliselt, kus klient taas paigaldab rakendused ise, siis on läbi varunduse taaste ja siis on eraldi teemana Kubernetese migreerimine. Mis siis on kliendi taaspaigaldus, et põhimõtteliselt nagu iga migratsiooni puhul hakkab olema, on vaja kõigepealt teha üldse ise teeninduses privaatpilve metaandmed valmis, et see projekt. Ja siis seda saab soovi korral teha koos RIT-iga. Ja sellest ma räägin pärast eraldi. Ehk siis see on nagu korv, kus see saab siis hakata ressursse panema. Siis mis on positiivsed selle puhul, et klient taas paigaldab rakendused ise, on siis see, et ta saab puhta põhja, korrastab ja automatiseerib enda süsteemid ja vähem koordineerimist RIT-iga, ehk siis protsessis on vähem inimesi, mis siis võib-olla viib kiirema tulemuseni. Siis läbi varunduse taaste, siin on täpselt samamoodi, on vaja kõigepealt teha ära see metaandmete projekti migreerimine ja siis RIT saab aidata läbi taaste ja varunduse Storeware lahendusega. Ja siin puhul klient ei pea siis tellima varundusteenust. Ja siis töövoog oleks ikka nagu sellel varundusel ikka, et tehakse täisvarundus, masin suletakse, tehakse inkrementaalvarundus, taastatakse lähteprojekti ja vaadatakse üle metaandmed ja siis klient valideerib, kas kõik töötab tema puhul. Kubernetese migreerimisel on rohkem variante, et siin siis esimene oleks Kubernetese klastri venitamine, kus siis 2 põhimõtteliselt privaatpilve vahele tehakse ruuditud ühendus ja siis uude privaatpilve saab hakata luua Kubernetese klastri sõlmesid, mis siis nagu venitab olemasolevat klastrit. Ja siis teise variandina oleks klastri nullist loomine. Ja siis teemaks on muidugi Kubernetese klastri välised sõltuvad teenused. Neid saaks siis neid saaks migreerida eelnimetatud viisidel või siis kui nad peavad jääma vanasse privaatpilve alles, siis nendega saab edasi suhelda põhimõtteliselt üle ruuditud võrgu privaatpilvede vahel. Ja Kubernetes on teenuse tellijatel, siis migreerimist aitab teostada OpenNode. Ja siis järgmisena ma räägiksin migreerimissammudest, mis siis on iga migreerimisviisi sees, tuleb üle käia kindlasti ka need sammud. On siis põhimõtteliselt see metaandmete migreerimine, et on vaja luua uude lokatsiooni privaatpilv, mis ingliskeelses iseteeninduses on siis VPC ja eesti keeles peaks olema privaatpilv. Seal siis ongi siis järgmine virtuaalmasinate loomine ja siis on get-andmete migreerimine. Ja kui kellelgi on lisavõrk, siis tuleb ka need võrgud üle tuua ja lõpuks on valideerimine, et kas kõik töötab. Metaandmete migreerimine siis ongi nagu uue privaatpilve loomine ja see on siis põhimõtteliselt läbi riigipilve eseteeninduse ja soovi korral siis toimub RIT-i abiga. Kuna see privaatpilv koosneb hästi paljudest objektidest ja nendes objektides on omakorda hästi palju metaandmeid, siis see on hästi kliendipõhine.
et seal on ruuter, võrk, millel on siis sees routingud, seal on turvagrupi reeglid, seal on quatad. Siis järgmise teemana on virtuaalmasinate loomine. See oleks siis iseteeninduses. See ongi nüüd see variant, kui tahta luua tühipõhi, siis saab teha iseteenindusmasina ja klient saab ise sinna uuesti rakendust peale installida. Ja siis teine valik oleks läbi varunduse ja taaste, kus siis võetakse vanast privaatpilvest koos VMI metaandmetega. Ma räägin nüüd siin puhul siis VMI metaandmetest, osalised metaandmed, mitte nüüd see projekti metaandmed, kus siis taastatakse siis uude privaatpilve virtuaalmasin. Siis on get-andmete migreerimine, oleks samamoodi Storewari puhul ja siis siin millega RIT saaks veel aidata, on siis teha vanast CEF-ist ekspordi ja uude impordi. See on näiteks selliste voluumite puhul, kus siis mis ei ole VMil küljes. Et näiteks kui on üksikud voluumid kuskil, siis saab neid migreerida. Ja siis on võrgu teema. Teine suur teema on see, et kuidas tagada suhtlus edasi sõltuvate teenustega. Et siis ühe ideena saaks teha ruuditud võrgu 2 privaatpilve vahele, aga siin tuleb siis see aga sisse, et uues privaatpilves peab olema alamvõrk erinev vanast privaatpilvest, sest muidu tekivad routingu probleemid. Siis hakkangi juba jõudma ka lõppu, et mis siis on meeldetuletused, ongi see, et masina IP võib muutuda sõltuvalt migreerimisviisist ja siis kindlasti üle vaadata enda paroolid ja konsooli ligipääsud, et kui masin üle tuuakse, siis seal võib midagi katki minna ja siis seda, kui paroole pole, siis on läbi konsooli väga raske parandada, et sisse logida. Ja siis midagi positiivset, et suurepärane võimalus üle vaadata enda taristu, kaasajastada taristu, automatiseerida rohkem ja siis järgmised 5 aastat võiksid olla muretud. Aitäh, kas on küsimusi? Nii, kas meil on viimasel esinejale ka veel küsimusi? On teil veel jaksu ja energiat? Muidugi on. Ärge nüüd vedage poissi alt. Näed, Priit Kollo siin soovib ees reas. Ja, räägi võib-olla paari sõnaga, et kuidas need IP-d saaksid kõik samaks jääda, et ma see kuidagi segaseks hetkel. Ei, üldjuhul jäävad samaks. See on siis, kui sa ei taha seda ehitada routingu võrku sinna vahele, siis jääks samaks kindlasti. Aga see on klient by klient ja siis me vaatame üle nagu võib-olla saab midagi teha ka. Aga see oli nagu praegu üldiselt. Sul on 2 saidil siis välised IP-d. Ma praegu hetkel, mul on natuke segane, et kuidas saab väline IP jääda samaks, kui ta on ühes tenantis või teises tenantis, et see oli nagu... Ma rääksin praegu tenanti sisemisest IP-st. Jaa, aga okei, aga räägime välimistest. Välimistest või välimised me tõstame ka üle nagu ringi. Aga nüüd tuleb olukorda see järjekord, et millal tõsta ringi see V-router, see kõik oleneb nüüd kliendi infosüsteemist, millega see klient veel suhtleb. Ja kui masinal on omakorda väline IP, siis selle saab ka tõsta uude ringi. Aga nüüd ongi kõik need ümberlülitushetked ja see on hästi tuleb lihtsalt läbi rääkida. Et see ongi kogu see, mis me hakkame tegema klientide suhtlust siin. Okei, suhtleme. Jah. Aga üldjuhul, need avalikud IP-d, mis on praegu vanas riigipilves, need saab üle tõsta uude sellesse, kui rääkida avalikest IP-dest. Mul
Siin on niisugune veidra küsimus, et Marvin, kas sa meid ka aitad? Ma ei tea, kas on meie, ma ei tea millega. Et ma loodan, et mitte kolimisega, aga üldmõttes ilmselt klient küsib, et kui on vaja abi, siis palju te pakute seda? No meil ongi see võrguehitus, et seda klient ise ei saa teha, ühendada erinevaid neid privaatpilvi oma vahel kokku. Ja siis ongi see, et kui klient soovibki selle läbi varundus ja taastada, et siis seal me saame aidata. Ja selles suhtes know-how'ga me saame igatepidi aidata. Muidugi me eelistame seda, et nad installiksid nullist, sellepärast et siis on lihtsalt tuleb värske masi üle, et muidu tuleb hästi palju legassit üle. Üks kommentaator siin, kes ei küsi, ütles põhimõtteliselt sama mõtte, et installiga värskelt saate parema tulemuse. Kas on seal veel üks käsi? Tervist! Kuidas taastamise protsess võiks käia, et kui me varundame, siis taastame, et kas sinna tekib valdurisse mingisugune nupp, et sa paned masina kinni, teed selle varunduse ja siis taastad kuhugile või siis on see midagi, et mis me ütleme, et nüüd sel hetkel te nüüd panete selle masina varundama ja siis hakkame taastama. Ja teine küsimus ka, et kas võiks käia niimoodi, et tehaks kõikidest masinatest korraga taastamine, varundamine, taastamine või siis täna tehakse üks masin, homme teine masin? Aitäh! Esimesele küsimusele me töötame ühe automaatika kallal, mis peaks lihtsustama seda protsessi. Aga üldjuhul see on nii kõik klient by klient, et siis kui võetakse ühendust teiega, et siis nagu tuleb täpsem see, et mismoodi me kommunikeerime, et milliseid masinaid migreerida. Ja põhimõtteliselt teise küsimuse vastus oleks siis see, et kui teie infosüsteem või see võimaldab, et kogu virtuaalpilv ümber tõsta, siis põhimõtteliselt oleks see ka võimalik, on ju. Aga siis seal on lihtsalt mingi hetk on teenused maas, on ju. Et lihtsalt kas elab üle selle, on ju. Nii, kas on veel küsimusi? On. Kristjan. Liiga palju vist teed seda juba, nimed näevad kõik nii tuttavad, et... On meil kulta? On küll. Küsimus oleks selline, et palju siis RIT-i kogemuses kogu see migratsiooniprojekt nagu aega võtab, et palju siis klient peaks omalt poolt ressurssi selle jaoks planeerima mingi selles mõttes. See oli esimene küsimus. Ja teine küsimus oli see, et kui nüüd 5 aastat kui peaks uue selle pilvega mööda saama, kas sellist lahendust ei ole, et ilma klienti kaasamata saaks selle kolimise tehtud riigipilve uue versiooni peale mikki? Mis esimene küsimus? Esimene oli see, et kaua peaks milline see kogemus on, et kaua see aega võtab see protsessi mõttes, et ja palju ressursse peaks sinna siis planeerima ikka? Seda on praegu väga raske ütelda, et põhimõtteliselt ongi see, et mida me praegu eelistaks, ongi see, et inimesed, kellel on endal praegu tööjõudu rohkem majas sees, et ei pea välistööjõudu sisse ostma, siis saab nende kogemuselt seda mahtu hinnata ja siis need, kes ostavad näiteks välise teenusele sisse, siis saab nendel anda parema hinnakalkulatsiooni, see on üks vastus. Aga praegu on väga raske ütelda, sest need infosüsteemid on kõik nii erinevad ja sõltuvused on igal kliendil nii erinevad. Ja teisele küsimusele, see nüüd kõik oleneb, mis nagu 5 aasta pärast saab, et kuidas selle OpenStackiga läheb ja et nagu see Kristjan tõigi siin välja, et ühelt hüperviisorilt teisel ei ole nii kerge ümber minna, et kui tuleb ikka täielik hüperviisori vahetus, et siis seal ei piisa enam isegi VM-i lihtsalt migreerimisest, vaid tulebki puhas install teha, et driverit kas või korda saada. Et see, mis 5 aasta pärast tuleb, see on, kui on OpenStack, siis on kindlasti lihtsam.
kui vaid teaks, mis 5 aasta pärast tuleb. tänud. Aga ma rohkem käsi vist ei näe, siis teeme veel ühe aplausi. Aitäh sulle!